tere tulemast tagasi. Practice round vol 4, 3. Pidi neli olema, aga üks mees otsustas haigeks jääda. Ja, mitte mina, mitte see Hani, aga ma ei ütle, kes. Siis me oleme nüüd Palliveres. 2 nädala pärast või pooleteise nädala pärast toimub siin harrastajate karikasari. Nii et me hakkame sinist layouti mängima. Proovime video kiiresti üles saada, et ikkagi jõuaks veel kirja panna, nähes, kui hea radad on. Jah. Minu, ma arvan, üks lemmikradasid tegelikult, mis kindlasti, mis lääne poolel on, aga nagu tegelikult üli fun rada. Mulle täiega meeldib ja vaatame, mis siin saama hakkab täna. Ja meil on Hani ka kaasas, kes ei tea, siis Annikorus siis istusin seal. Rahulikult tuleb kui sips ja Hani käes vaata midagi kahtlast. Ja tuli kinkis meile selle hane, nii et saime esimese kingituse influenceritena siin. Ja kes ei tea, miks see Hani siin on, siis mingi vaadake jõulumäe practice round. Ja kurastuseks või rõõmuks, ma ei teagi, ma kirjutan sulle ka, et metsis on jõulumäelt kadunud. Et kui meil nädalavahetusel oli etapp seal, siis teda me ei olnud seal. Ma loodan, et ta leidis natuke rahulikuma koha, kus elada. Ja. Kui ma Konopistes käisin, siis seal olid mingid paabulinud või asjad, need olid ikka päris niisugused edevad vanad. Kellegi puti ajal. Lindudega on mingi teema ja mul oli Konopistes ka üks teema, aga see on nii jõhker, et ma seda siin rääkima ei hakka teile. Aga me hakkame siis salaütte rääkima ja mängima ja siis te tulete ka kaasa. Bye! Harrastajate karikal mängitakse Palliveres sinist rada. Sinirada on siin sama 210 meetrit par 4. OB paremal, vasakul on naturaalne mets OB. Täna puhub ka meil siin päris korralik vastutuul, ehk siis mina valiks kindlasti ülestabiilse kette. Viskad ülestabiilse kette sinna paremale OB suunas või OB kohale ja siis see lihtsalt kukub sinna platsi peale ja siis sealt järgmist siset saad rahulikult teha. Pigem mina võtaks tiialalt natukene lühema viske ja siis mängiks pigem selle pördi siis teise viske peale. 2 kõige kangemad ketas kotist, nii et viskame nendega. Isegi polegi teist vaja panna. Nii hea oli. Ja sealt jääb, ma arvan, mingi 70-80 korvini. Mul on ainult üks kange ketas kotis, nii et ma proovin sellega. No päris solid tegelikult ju. Ja kange ketas peakski olema sellepärast, et ta jääks klaidima, vaata. Nii kui ta klaidima jääb, siis ta võib klaidida sinna metsa sisse. Kange ketta kangi see, et viskad sirgalt sinna välja ja siis ta lihtsalt kukub alla. Kui sul kloori oli ka? Jaa, aga see ei ole väga kange enam. Oled kindel? Aga mis sul fairwaydes kange on? Kuki. On kange kui kloori. On või? Ja. No pane kukiga. Väga nice. Fairway või driver väga suurt vahet ei olnudki isegi. Et pigem ongi olulisem see teine visas. Mul on harukordne päev, mul on täna valdaks teine Saint Pro kaasas. Siis peab veits juurde vähema. Käib ka? Ma proovin õige Saint Pro. Pigem oli niisugune veits nose up pro ja veits madalamat. Jah. Ops. Much better. Aplaus. Minul on jäänud mingi 80, ma arvan. Ehk siis meil ennem praegu kadus tuul ära, aga muidu oli parem vasakule tuul. Siis tegelikult oleks päris hea minna forega. Viskad fore sirgelt ja siis see tuul hoiab teda terve tee sirgelt, ei lase väga feidida sinna. Teine variant on see, et viskad taandkäega sinna ja siis sa pead arvestama sellega, et tuul lükkab, aga sa pead ka arvestama, kui palju ta lükkab. Ja seal taga on vesi. Paremal on, OB on lähedamal jah, aga nagu kui sa viskad kange kettaga, siis ta igal juhul tuleb sinna tagasi. Et see vesi pigem mängu ei tule, ma arvan, et ta oleks päris pavistage.
aga ma näitan siis forega ja siis näitame back'iga. Kohe näha, et üks on pro ja teine harrastaja. Oi, seal tuleb vesi. Vesi! Nojah, pigem mängu ei tulegi. Jah, las ta siis jääda. Mängime siis backhandiga. Riputame sinna vee kohale. Loodame, et enam vesi mängu ei tule. No see on vähe parem. Peab oma liistude juurde jääma ikka. Mida? Niuke pirku või? Tuvoi. Pissid võid ära mängima eest. Ui! Amatöörna. Niukse fore shangi tõmbab kohe juba puti ka veel möödale. Okay. Sellepärast ma ütlesingi, et kohe näha, et üks on pro ja teine on harrastaja. Täna rollid vahetuses. Tuli pats kohe selle peale lahti. Rada 270 meetrit. Suht kitsas OB läheb siit siksak. Korv on tagasi mäe otsas. Mina lähen Breiviga. Liiga kõrgele. Oi, puika taha. Uus proov. Tee nüüd nii, nagu sa eelmisel lähemisel tegid, et viska ka ikka. Olgu. Yes, boss. No. Tuleb öelda sulle vist enne visata, et viska. Aitäh. Selle jaoks sa siin oledki. No selle raega on ka selles mõttes, et nagu tahaks lihtsalt Essaga safe'i jääda ja siis teisega rünnata. Siin muidugi on see, et kui sa viskad sinna mäe nõlva, nagu mäe hakkab üles mäkke minema juba, siis nagu see footing võib olla veits kehva. Aga no, kui mäe alla viskad, siis ei viska enam korini välja. Et pigem safe variant oleks see, et minna kange kettaga jälle, viskad jälle sinna OB kohale ja ketas haiseldab sinna vasakule. Niimoodi. Seekord isegi õnnestus. Ja siis teine variant oleks see, et minna juba lahjaga ja minna distantsi viskama, ehk siis viskad lahja haiseris sinna, üles mäge viskad, siis läheb ketas natukene kangemaks ja kasutad siis seda fairway'd ära sealt. Sobib. Nagu Rasmus ütles, siis see küngas on siin tõesti nagu, või noh, ma nagu nii teen enamus oma lähenemisi tegelikult standstill'e millegi pärast, nii et mul ei ole väga hullu, aga ma proovin pärast ühe run-upiga ka teha, vaatame, kui imelik on. Oba! Väga nice. Aga ma võtan veits lahjama Saint Pro ja proovin tagant tuul on ka veel, see teeb veel lahjaks. Kõrgust on. Nice. Jalaviga oli päris tummine. Ja tulemus oli suht sama, nii et ei olnud pingutust väärt. No see turvaline haiser, siit on nüke 70 üles mäge, mis mängib pigem nüke 90. Teine ketas on 20 meetrit eespool, et nagu annab tunduvalt lihtsama lähenemise. Aga siit on ka tehtav. Mina, okei, ma oskan ka koha pealt. Ma teen ka koha pealt. Proovi. Ma olen tahtnud juba pikka aega siin koha pealt õppida. No, sealt on putide veel, aga hästi tehtav. No, päris kaugele on endiselt. Aga siit võid julgelt forega rannida. Ainuke asi on, et ära rauda viska kettidesse, kui viskad. Lihtne. Ja sinna mäenulla peale ka ei taha. See oli kõige hullem kuhisut. Pigem, aga see oligi hea õppe näida, et visake pigem sinna korvist vasakule poole. Jah, võtke lahjem ketas. Ja kindlasti sinna mäenõlva pihta ei taha maandada, sest sealt suure tõenäosusega läheb rolli. Oi!
oi! Niimoodi või? Mine vekki, aga see oli päris hea. Okei, oota, tegelikult ma arvan, et ma läheneks mingisuguse backeriga siit. Ei, aga miks nagu forega nagu, No, okei. Ma mõtlen sellest, kui nagu harrastajad, paljudel ikka nagu selles suhtes. Palju fore on või? Aga siit on nii lühike maa juba forega. No, nagu näed korvi minust ja stand still, enamus ikka stand still ei viska, vaata. Nojah, see oli ka suht prügikasti minev, nii et. No nii. Mis ma andsin siis? 6 meetrit. Ole parem kui ennem. Jess. Saime Kristi Stroogi tagasi. Aga siit jookseb OB ka tegelikult veel. Ehk siis esiteks, kuna siit on nagu nii suhteliselt hirmus see putt. Või okei, ma tulen siit meetri sisse siis. Kas läks vähem hirmsamaks või? Ei, veel hirmsamaks läks. No. Aga ühesõnaga, pigem sinna poole ja saad nagu levelilt puttida, kui siit üles ja siis oled tagasi seal dialal. Ringi alguses ei ole nii palju stressi vaja. Jah. 400, 165 meetrit. Korv on seal otse ees. Siin on niuke trikikas see, et diala paneb sind viskama otse metsa. Ehk siin sa pead ise vaatama, kuidas su run-up on. Aga sa ei tahaks otse metsa visata. Ideaalis peaks võtma veits aegsema kätte, et jääda lihtsalt fairway peale. Kuna see on 165, siis põhimõtteliselt midal töötaks ka juba. Ma lähen Essana Eagle'iga, viskan Icerist välja ja siis ta läheb üle ja peaks jääma fairway'le. Yes. Ja kuna 165, siis äkki mingi limekombel tuleb mingi purakas ka reidiga. No veits jääb veel puudu. Ma purakate peale ei looda neid Brave'i peale. Obadi, kuku alla. Oi, mingi lucky. Jade. Obadi, no see läheb üle ja. Aga kui nose-up'i viskad, siis ei lähe. Üks katse veel. Sest et lasun üldse commit'i. Sest et mu elu esimene driver, millega ma hakkasin distantsi saavutama. Lightweight T3. See enam pole mingi raja tutvustusvideo, vaid see on mingi Kristi proovib uusi kettaid ja vanu kettaid video. Nagu näha, siis see on kuskil Elva ja Tiigis istunud tükk aega. Aga vaatame. No kuule, päris hea distantsikas on see ju. Läks vähemalt üle, noh. Kuna ma olen veits liiga põõsas, et siit backerit visata, siis ma proovin heksiga ja fore. Jälle uus ketas. See oli nagu minu masti fore juba. No ma proovin backerit ka, kui muu ei tööta. Ma arvan, et sealt backhandi Iceriga saab, kui sa lähed postist paremalt. Sellest postist paremalt või? Ja mine võtta isegi fairway. Essas postist paremalt, jah. Sina ja su... Siis oksad segavad vähem. Vapustav. Kristi tegi ka 2 lähenemist fore ja backiga. Ma teen ka siis siit Bergiga. Veitsa peal. Ja siit backhandiga. It's nice. Nii, mis meil on siit? 6 meetrit jäänud. Puti võistlus Kristiga. Väga üllas sinust mulle edumaa anda. Viik. Neid kordi on vähe olnud meil. Korv 478 meetrit. Kui ma siin esimesi kordi kunagi aastaid tagasi mängimas käisin, siis aed oli täiega segav faktor siin, sest ma arvasin, et ma viskan sinna. Aga tegelikult ei tule üldse mängus eriti. Kui siis see
tamme siin paremat kätt äkki. Aga korv on seal puude taga vasakul suht peidus. Järgmisena kingitakse puu meile äkki. Mina proovin verdiktiga. Veits vastu tuul on. Ei varastama. No samas. Ei. Üks eksimus, mida siin teha ei tohi, aga ma teen ka su titselu. Aga jutt samana. Kommiti palun. No. Voila. Mis veel tahta? Esimene lõik aia taha. Kott on nii suur, aga ketteid ei jätka ikka. No, kui tuult ei oleks, ma mängiks mingi puteriga, mingi niukse hõljuvama lihtsalt haisel peale. Hõljub sinna, kuna praegu on mingi tuul ja mul mingit väga kanget pole, siis ma viskan Justice'iga. Natukene anname kõrgust juurde. Sihime siit paremalt kõrgust juurde ja siis kukub sinna. Puu ajal hoopis. Veider. Nagu viimase aja teemaks on, ei viska välja. Aga vähemalt ma eksin vara, nagu ma kogu aeg teen seda. Putt ka päris hea, nii et võib vabalt siia jääda. Aga tegelikult on jah siia, et nagu kui sa siia sisse lähed, siis sa pigem puttuda ei saa. Et pigem nagu visata siia paremale poole. Eile panin siukseid mööda kõrvamal. Eile. Täna. 596 meetrit paremal OB, ehk siis sinna pigem ei taha minna. Täna keerutab, teeb asja keerulisemaks. Backhandiga mingi putter midar, ma arvan, lihtsalt safe'i mängida sinna vasakule poole. Sirge visa jääb natukene pikem putt, seal puud on suht muidugi nagu nõmedalt ees korvil, et võib üldse olla võimalus, et sul jäägi putti. Aga backhandiga siis mängiks pigem niisuguseks 3-ks nii jälle. Või 4-ks. Või siis jah. Aga pigem mu esamõte oli Feloniga. Kerge niisugune flex. Mul on see soft või fluid Felon, ehk siis ta võiks kukkuda ja jääda sinna. Ehk siis paneme ta siit niisuguse hessiga teele. No, see oli pigem niisugune kaar hoopis, mitte S. Aga see siis täpselt ees, aga ta tuli välja sealt putil. Ma ei viska põhimõtteliselt kunagi puttereid, aga see on vist üks rada, kus võiks proovida. Pigem sul oleks midagi, ma olen ikkagi. Fine. 96. Niimoodi lihtsalt kooli. Viska pure, miks sa üldse pure ei viska? Kuule ära, seda pure küll viska. No, see on päris hea variant. Võtan oma sõnad tagasi. Ma ei viskagi siin putterit. Ma viskan heksi hoopis. Ui. Minu oli ta peaaegu. Aga väga hea tabamine oli. Purega sa ei oleks nii head visat teinud. Purega ma oleks topsi pannud. Aga ma proovin ka eestkäega. See on... Huvitav ketas. Sea Devil. Blizzard. Eile kõrvemal olid täpselt samasugused Eesti viskad. Ärge proovige niimoodi. Päeva parim putt tuleb siit. Peaaegu. I like the pep talk. Kui see oli päeva parim muidugi, siis on arenguruumi. No see Essa putt oli juba nii hea, et siin latt on suht kõrgel juba ikkagi. No vaatame, mul tuleb siis päeva parim putt. Mulle meeldib öelda alati võista, et ai, nii, Rasmus, üks putt, pane see üks putt ära. Ja on. No jah, ellab sellega. See oli olemas. Loeme ära. Loeme ära, jah. Ma kropin niimoodi siit ära pildin, et näha ei oleks, et välja tuli. Küll on tore, et see minu telefonis on. Ma rohkem ei hakka endale seda tegema.
6 rada, 90 meetrit üles mäge ja korv on teelt vasakul metsas. Saint Pro ja prooviks kord esimese korraga committida. Õige jutt. Kas tohib veel ühe asja sulle öelda? Tiiala on jälle petekas. Jah. Tiiala on petekas. Committitud oli. Committitud metsa. Väga tubli. Ant oli committitud. Committitud. Ja, üles mäge. Vahem kätes natukene. Tagant tuul tuleb ka siit. Te näete siit maalt, ma arvan, et see Brave. Pigem kasutage seda paremalt poolt siit ära, võimalikult kitsalt või nagu äärest. Kui harrastajate värk, Aga vaatame, kas driver lendab kaugele. Võta mingi lahja driver. Pane T3, Aba tiina. No potentsiaali oli tegelikult, et kaugemale näete. Ma lendas sama kaugel praegu. Suht, jah. Et potentsiaali oli. Seda öeldaks mulle tihti. Mina viskan passi. Lähen siit peale, viskan sinna paremale õhku. Ja siis lasen talle hõljuda. No see on... Jälle ei tule. Noh. Ma pean ikka ette näitama, siis sa teed järgi. Ja võib julgelt võtta kiirema kätte ka, et nagu... Aga noh... Jah, ma ei teagi. 90 üles mäge, kuidas kellegi. Ups. Kas saad endale scramblemiskuninganna tiitli või mitte? Jah. No harrastajatel ikka juhtub nii, et... See on suht populaarne koht ilmselt, kuhu eksida, jah? Siin on see madal puu eest, et nagu muidu saaks fore nagu mingi üle minema, aga minna siit rahulikult, aga ega midagi muud ka teha ei ole, et proovime ikka. Proovi põlle pealt. Äkki läheb paremaks. Ma arvan, et see on neis. Aga su käsi on nii pikk, et see... Isand. Saad natuke rohkem ruumi juurde. No, vaatame. Ja see korv on mingi 30 meetrit, et siit ei ole üldse kõvasti vaja võsita. Oba, sisse. Ui, legena. Peaaegu oleks jalat. Kõvana. Olen scramblemisqueen. Ja, pigem on, jah. Pigem on. Kui muud ei oska, siis peab oskama scramblida. Jah. Kõike on vaja mängus. Tundus täitsa, et oli Ace Run isegi. Põõsas on nüüd natukene ees. Spagaat teeb asja paremaks. Oi. Sealt saab veel putida. Ma olen ka põõsa taga. Ka väga hea. Ei tulnudki putirallit. Sul tuli, jah? No see oleks ühe puti veel mööda vahend, siis oleks ralliks kutsunud juba. See pigem on niuke tavaline. Väike eksimus. 700, 96 meetrit par 3. Võrdlemisi triki, mõned kaitsvad puud on seal ees, aga see joon on niuke tunneljoon üle minev. Mul endal ongi veits keeruline. Putteriga nagu on tehtav. Ma ei tea, mul ei ole vist praegu mingit niukest putterit teed. Aga tegelikult üks on. Proovime putteriga. Aga putteriga ma saaks lihtsalt kõvasti. Ma tunnen kindlalt ennast. Passiga on niuke, et ma pean veits tagasi hoidma. Siis ma pole nii kindel selles. Ja kõige kindlamalt ma tunneks ennast forega, aga forega on niuke, et raske on riitsida, kuna ta peab nagu haisel flipi tegema, siis veits üle minema ja siis minema veel sirgelt. Proovime kiirelt variandid üle. Fore siis. No jah. Forega siis ei lähe. Okei, proovi tagurit siis midariga. Okei, midariga siis ei lähe. Niuke awkward position, aga ma enne kono panin endale siinuse kotti. Mul hakkas seal raigelt meeldima see jälle. Et sellega siis saab ennast välja elada nüüd.
Noh, see oli juba nagu täitsa moodi, selle asja moodi, nagu peaks olema. Ainult, et vale liin. No natukene, no mis on väike asi. Jõudis korvi juurde praegu. Aga visake siis seda, mis endale kinni tundub. Pigem niuke barriga ei kaota midagi väga. Aga kui ei tunne millegagi ennast kindlalt? Siis olen nagu mina, viska ühte puusse ja ära ole kuri. Olgu. Proovin seda T3 kõigepealt. Commiti siis jälle. Ja minu arust nagu see sinu nurk läheb paremaks, kui sa lähed siit poolt. Kuna sa viskad annukasse teda, vaata. Sa annad natuke rohkem ruumi talle. Seda ei viska annukasi. Eelmisel viskasid ta annukasse millegi Ma pärast. vist viskasin halvasti. No läks siia poole, tuleks väga head. Aga see oli juba parem kui minu omad, nii et. Jah. Ma proovin ka fore ka siis. Kunagi peab juba mõne. Fore on jah, hästi keeruline, aga võib-olla saad minust kaugemalt. No, loodan parimat. No juba minust kaugemal, juba hästi. Me oleme stabiilsed. Me tegime täpselt sama viskad pärast. Aga jällegi oligi, mina näitasin ette ju, aga seekord näitasin halvasti ette. Seal on umbes siuke nii suur käpp. Kas ma taban? Jaa. Kas ma sisse saan? Tõssukas. Siit saab puti harjutada veel. Kui te Tiial mu juttu kuulasite, siis ma oleks pidanud kohe aru saama, et see viimane vise oligi tegelikult kõige see õige valik, mis ma oleks pidanud kohe tegema. Aga see oli õppetund. Nüüd saime putile. Seekord ei saa pihta. Ei saa korvi süüdistada vähemalt, et sülitas välja. Pahe üks veel. Põhjal! No aga sees on sees. Sees on sees, jah. 108, 58 meetrit. Ilmselt kõige lühem ja lihtsam rada teoorias siin pargis. Aga teoorias kõige lihtsam. Ma proovin Bergi ja Puret. Lõpuks on ikkagi see, et putima peab ikka ju. No kus topsi või? Meeldib. Tule nüüd. Berg on lahjaks läinud kuidagi. Peab minema uue K1 grandi võtma ikka. Discgolf VE. Oi. Upsi. Päris hea oli see. See on jah, nagu Kristi ütles, et üks lihtsamaid võiks olla. Põhimõtteliselt tavalise putteriga fore flick oleks niimoodi, et ta läheb sirgelt ja veits üle või siis nagu Kristi viskas ta ainult käega. Ka Berg, ma ise viskaks ka võib-olla Bergi, aga kuule, mul on paik kaasas ju. Ma spets võtsin ta kaasa, peab midagi korraks viskama teda ju vähemalt. Pait. Noh, works nicely. Või siis putteriga mingi flick. Pigem vist, kui ma õigesti mäletan, siis seal veits pikaks viskasid siis oksad. Aga no, see on nii lihtne rada, et siin pole midagi õpetada. Back 9 viimane rada, 9 korv, 95 meetrit, sirge, enne kuuske vasakule. Ja ega siin midagi rasket ei ole, viska sirge vise ja lõpus veidib. Ma lähen siinusega. Veits palju asirit võib-olla. Palun näita mul üks harrastaja, kes võtab siinuse siin rajal.
no aga Patti nad ka ei võta. natuke paits. noh, natuke sirgeks. Ehk siis harrastajad. Paremini kui sinusega ju. Pange pait kotti endale. Ma näitan, mida päriselt harrastajad teeksid. Võtaksid kas Breivi või Grace'i tõenäoliselt. Vaatame. Aga peamine, et kommiti. Olgu. Kommitin kõik nii vasakule täna. Ma läks läbi. Big putt. Ma proovime Grace'iga ka. Grace'iga ei viskagi, siis viskab pigem sinna paremale poole. Jep. Grace veits kangem. Läks paremale? Paremale poole ta läks. Mõeldud tehtud. Lõhnab putivõistluse järgi või? Sa oled kaugemal, aga mul on raskem positsioon. Vales suunaseid. See on täpselt, ma ütlen kogu aeg endale, et sa ei pea nagu tegema mingit sammusid. Nagu aju on, ära tee sammu, keha on nagu mingi ühe loll teen ikka. No aga tulebki teha seda, mis nagu naturaalselt tuleb. Aga... Mõtle. No, näita ette. Viska natukene kõrgemale haiseris lihtsalt. Nii, natukene kõrgemale haiseris. Kujuta ette, et seal on nagu rõngas nagu. Ja siis sa viskad sinna rõnga sisse ja siis seal kukub sisse. No mina siit nagu... Jah, okei. Ma teen siit, ma üritan spinni teha veits rohkem, nagu spinputti. Oi, puu! Sääst ka käe peal. Noh, parem. Jah. Mu keha sai aru, et ei ole vaja. Ka natuke parem, aga sama mitte piisavalt. Testid kordi kvaliteeti. Ma üritasin 9 nagu sinna poole saada. Aga siin on 9. Siin on 9. Tähendab seda, et meil on front 9 mängitud. Ja. Mis tunded on? Tunne on niimoodi, et ma tegin häid viskeid ja mis ma praegu mõtlesin, et ma enam ei ole nende heade visete üle nii ekstaasis, kui ma ennem olin. Et vahepeal on mingid arengud toimunud, et sai on juba tõusnud. Aga samas tuli väga palju halbu viskeid ka, aga samas need käivad asja juurde, nii et ei ole hullu. Jah, mina jätsin enda head visked kõik back 9-i. Ühe hea puti panin ära, ülejäänud oli siuke harrastaja. Kuskilt peab alustama. Ja. 1 on ka number. Et... 4 on ka number. Tegelikult oli kõik timm nagu. Rada on hea. Tuleks isegi mängima, ma arvan. Kui lähemal oleks. Jumala hästi on kõik. Okei, jah. Ei, tegelikult oli tore. Ühesega nüüd väike B-pad sisse. Ja siis väike magneesiumivesi sisse. Värska magnees. Ja siis back 9 at Rasmus Metsamaa. Jah, ja ärge hakake jälle siin ajama mingit, et ei vaata ainult ühte. Vaatate mõlemad ära. Ei ole nii pikad videod. Rada on vaja selgeks saada ja siis saab teha tulemust ja siis tekib ikka see, et okei, nüüd tahaks siia mängima tulla. Tallinnas siia tulles jõuab kõrvalistuja, põhimõtteliselt 2 videot võib-olla ära vaadata, kui me jätkame oma poole tunni standardit enam vähem. Nii et no excuses ja Rasmuse kanalil näeme. Näeme back 9-is.